Mood. Mood see on üks inimilma suurtest ja vägevatest ning tema võimul pole piire. Ta avab uksed ja südamed, varanduskambrid ja aupaigad, sest ta teeb viisakaks, meeldivaks, ilusaks, armastus vääriliseks, isegi ande ja vaimurikkaks. Nii mõnigi vaimukangelane ei leia sellepärast vastukaja, et ta ei anna moodi välja. Ja ta peab kannatlikult ootama, kuni mood tema kasuks muutub, mis võimaldab tema suuruse ja sügavuse leidmise. See näeb maksvat kunstnikkude ja kirjanikkude ning ka mõttetarkade kohta. Mood on poliitiline abinõu end maksma panna ja häda sellele, kes seda abinõu silmas ei pea või teda õieti ei tarvita. Peab kandma moodipäraseid riideid, peab taotama moodipärast keelt ja stiili, moodipärast värvi või joont, muidu heidab ühiskond su endast välja, ehk olgu siis, et keegi suudab oma ebamoodipärasuse teistele või moodipärasuse peale sundida. Sellest kõigest tuleb järeldada, et moodil on suur eluline tähtsus. Seda suurem, mida elavam on kellegi tarvidus seltskonnaga kokkupuutumises. Niisama peab siit aimama, et mood pole kaugeltki ainult kergemeelne tuju, vaid tema põhjused peavad peituma sügaval inimese loomuses. Veel enam. Tahaks peaaegu öelda, et mood ei peitu mitte ainult inimese loomuses, vaid et tema mõju alla painduvad isegi loomad, kui tahate, taimedki. Võiks ehk nimetada 3 peapõhjust, mis moodi tekitamises mõõdu andvad. Erootika, seisus ja äri. Esimene neist põhjustest on kahtlemata kõige suurema ulatusega. Tema see ongi, mis loomi ja taimigi riivab. Vaevalt oleks meie pihelgas moodiks võtnud nii ilusaid marju kasvatada, kui tal mitte salasooviks poleks olnud lindude kaudu oma seemneid, oma sugu edasi kanda igasse ilmakaarde. Ja vaevalt oleks mõni lilleke nii magusad lõhnad ja kirevad värvid omandanud, kui tal poleks olnud loomusunniliseks ajaks meelitada mesilasi ja muid putukaid kandma oma tolmu uueks sigitamiseks. Või kas tal tuleb pidada tühiseks tujuks, et isased 4- ja 2-jalgsed kannavad enamasti toredamat karva ja sulgi või et nad niisuguse hoolega harjutavad end laulus ning muis meeldivais kunstides. Isegi külmas vees elutsev pikameelne isa ahvenas ehib teatud silmapilgul värvirikkamalt oma tumedaid vööd. Ema ahvenast teab väga hästi, et see pole ainult tuju, vaid allumine kõige suuremale elavatele määratud loodusseadusele. Soo edasikandmisele. Soo edasikandmine on pidulikum silmapilk looduses ja seks silmapilguks ajavad omale võimalikult kõik värvikamad ehted ümber. Inimene, kui pisutillukene osa sellest ümbritsevast, mis sigib ja sigitab, võib vaevalt üldisest moodist eralduda. Ka tema, kui ta end ehib, tehku ta seda ükskõik missuguste ilusate kõnekäändude ja seletuste põhjendusel, mõtleb vaevalt millegi muu peale, kui aga toonitab aina oma sugu, kuigi mitte just edasikandmist. Inimesele
iseäranis meieaegsele kultuurilisele, on erootika suurest soo edasikandmise kohustusest enamasti muutunud mõnutsemiseks, lõbusaks maitsmiseks, kergeks ajaviiteks. Aga ometi talitab ta kui lilleke kevadel, püüab end meeldivaks ja silmapaistvaks teha. Mida suurem tunk, seda kirevam rüü, mida loium kirg, seda värvitu mehe. Seda tõendab moodide ajalugu. Pole kunagi Euroopas leidunud suuremat kirgede lõõma kui renessansi päevil ja vaevalt on inimkond kunagi kirevamaid kehakatteid armastanud kui just siis. Selleaegsed maalimeistrid ei leidnud oma imelisi värve, vaid nad olid inimese kehakattes olemas. Torkasid igal pool silma. Iga kord, kui tõuseb uus instinktide möll, avaldub ka uus värvikuse armastus. Nagu elaksime mõnesuguses inimsoo lillelises kevadilmas. Ütleme, erootika tõus tähendab ikka teatud pidutsemist, mõnulemist tähendab pühapäeva, mille eeskava nõuab vaheldust. Meelt ei kõdi. Töö on argipäevane ülesanne ja tema on üksluine, igav talitus. Sellepärast, kui näeme kusagil ühiskonnas ahnitsemist, kirevate ehete ja ruttu vahelduvate moodide järele, siis võime ilma pikema juurdluseta oletada, et siin armastatakse lõbu ja maitsmist, mitte aga tööd, mis nõuab monotoonsust kehakatteski. Tahaks keegi meie oletusele tõestust leida, siis võib ta seda iga sammu peal meil kui ka mujal. Astugem või meie pealinna tänavale ja heitkem silma tuttavaile ja võõraile. Vaadakem meie värviteravaid ruudulisi salle ja heledaid kübaraid. Värvikaid jalanõusid, millele veel lisaks antud lahknahast krae, otse värvi karjuvaid mantleid ja jakke ning lisage kõigele juurde meie igasuguste nahkade üliküllus ja teie näete kõik, mis teil vaja näha on. Kui värvid meeli erutavad, siis peab karvane nahk kirgede suurust ja ulatust osutama. Peab tähelepanu juhtima nahakandja sisemise lõõma peale. Valgeks ja roosaks värvitud ning puuderdatud inimlik õrnus loob loomalikult karvasega kõrvu seistes kõige teravama mõeldava vastuolu, mis ei jäta kunagi oma mõju avaldamata vastase poole erootiliste närvide peale. Meie daam ei tee nahkadega ehtides midagi muud, kui teevad maalikunstnikud, kes paigutavad oma maalides neitsiliku naise lakalise lõvi või hobuse kõrvale. Meie kehakatted ehted toonitavad pühapäeva, pidutsemist, maitsmist, lõbu ja vaevalt võiks ühiskonna üldises meeleolus märgata tööarmastust, tööhuvi. Tõepoolest, meie tahame, maksku mis maksab, maitsta ja võimalikult kerge vaevaga haljale oksale saada. See maksab hulgaliselt ilmunud turuhangeldaja kui ka iga teise sahkerdaja kohta. Olgu ta väike või suur, kandku ta võimu või ärgu kandku mitme. Meie mõnutsemisimu on sedavõrd suur, et hoogsate äritulude kahanemise ja hoiatavate pankrottide peale vaatamata tekib üks restoran või tingel-tangel teise järele nagu maa alt üles ning neil leidub korterikriisi peale vaatamata ikka veel ruumi. Ja neis pole veel ükski mõne kinoga käsikäes pankrotti läinud. Kaevatakse meil olevat võrdlemisi kuulmata hulk igasugu ametnikke, aga ometi kuuled iga sammu peale, et see kuulmata hulk oma kohustustega kuidagi korralikult toime ei saa. Ning keegi ei söanda tõendada, tuleb see töö hülgamisest või oskamatusest. Üle kogu ilma hädaldatakse töö produktiivsuse langemise üle ja ükski ei tea, mille muuga teda tõsta, kui aga suure ja kurja hädaga, mis ähvardab läheneda.
Heidame üksteisele ette varandusimu, mammona ahnitsemist, võimu kurjasti tarvitamist, aga ei ole tulu isikute vahetamisest. Sest ikka imustatakse, ikka ahnitsetakse ja ikka tarvitatakse kõike, mis vähegi võimalik kurjasti. Oleme suursuguseks saamas või püüdmas saada. Sest ühiskondlikes asjus kuritarvitada on olnud ikka suursuguste traditsiooniline eesõigus ja voorus. Raskel ajal püüame suursugustuda. Kord oli Euroopas selle poolest palju kergem ja lihtsam, sest siis oli nagu looduse enda poolt ära tähendatud, kes on suursugune ja kes mitte. Kes võib igasuguses mõnulemises liialdada ja kes peab läbi ajama piskuga. Inimesel polnud muud vaeva, kui määras ainult kindlaks, missugust kehakatet ja ehteid peab suursugune või alatu kandma. Nüüdsel suursugusel on palju raskem ülesanne oma suursugususe avaldamiseks, sest alatu võib praegu samu ehteid kanda kui temaga, ainult kui aga raha jätkub. Raha teeb suursuguseks. Sellepärast see metsik varanduse tagaajamine, mis on ainuke aus ja vooruslik elukutse. Olgu ta ühendatud ükskõik missuguste kelmuste, ennetuste ja kuritegudega. Õigem ei või rääkida seal kelmusest või kuritööst. Kus on raha, sest tema lunastab igasuguse kelmuse, igasuguse kuritöö. Raha kaudu on kelmus ja kuritöögi ainult huvitav mood, huvitav ehe, toredus asi, mida võid nii sagedasti vahetada, et ükski vaene sulle selles järele ei jõua, vaid nii metsikult kalleid moode ja ehteid kanda, et hulk vahib ainult ammuli suul. Nõnda lööd 2 kärbest korraga. Oled suursugune, eraldud hulgast ja mõjub pealegi veel erootiliselt rohkem kui ükski teine. On raske ülesanne ikka moodne ja suursugune olla, sest peab vahet pidamata valvama, et hulk sulle moodis järele ei jõua. Pead olema moodne ja suursugune pealaest jalad alla nii ihupesust kuni ülikuueni, nööbist kuni autoni. Isegi endisel ajal, kus suursuguses oli nagu loodusand, nõudis ta suurt vaeva ja ohvreid. Nimetame paargi näidet. 1784. aastal toonud Courrier de la Mode 3744 uusmoodi. Herzoginna Dumain peaehe olnud kulla ja kalliskividega nõnda üle külvatud, et pea rohkem kaalunud kui kogu daam ilma peata. Prantsuse kuningas kandis kuube, mis kaalus 39 naela, kuid hertsog tundub veel suursugusemana, sest temal olnud 2 kuuba, millest üks 45 ja teine 47 naela raske olnud. Suursugustel mõrsjatel olnud sagedasti nii raske tehted ümber, et nad oma jalaga ei jaksanud altari ette minna, vaid neid pidi sinna kandma. Surres jätsid kõrged daamid ja härrad tuhanded ülikonnad järele, millest paljud kordagi polnud selga saanud. Nõnda leitud Vene keisrinna Elisaveta Petrovna garderoobist 15 000 ülikonda. Kuna Saksi kuninga Friedrich Augusti kõige võimulise ministri krahv Brühli garderoobist preisisoldatid, muuseas 2000 paari kingi, 1500 paari saapaid, 1500 parukat, 800 sametist ja siidist öökuube said. Niisugust toredust nõudis suursugusus ja võim härrastelt muistsel ajal, kus iga võimukandja võis käsualuseid oma eraomanduseks pidada. Aga asjata oleks kiidelda, nagu oleksime meie sellest vaatepunktist mõni teab kuhu jõudnud, sest muidu ei oskaks kuidagi seletada, miks lähevad võimukandjad enamasti ikka nii imeruttu rikkaks, nii öelda üleöö.
Oli teine alles harilik advokaat, insener või õpetaja, aga juba sõidab oma hobuste või autoga. Endised kulunud ja moodist läinud riided on jäljetult kadunud nende asemele. Valitseb igal pool mood, mis ulatub korterisse ja selle sisse seadessegi. Tuhanded, 100 000, miljonid, nõnda peab sissetulekuid hindama, kui nad peavad väljaminekutega tasakaalu hoidma. Muutume nõnda moodsaks, et pole sellest küll, kui omale teatud kasuka, palantiini või muhvi muretseme. Vaid meil peavad olema kõikvõimalikud kasukad, palantiinid ja muhvid, et oleksime alati valmis, kui muutub mood. Ehete tarvitamine muutub hulgaliseks ja nende alaline moodi järele vaheldumine loob kasuliku äri. Mis jääks meie äride vaateakendele, kui sealt eemaldada toredusasjad? Mitte midagi peale rämpsu, sest korralik, lihtne ja maitsekas tarbeasi puudub siin pea täiesti. Ta puudub nähtavasti sellepärast, et ta tarvitajaid ei leia ja et temagi äriajamine vähe tulu toob. On mõnikord tundmused, kui täna-homme toredusasjade ja tapariistade valmistamine Euroopa kultuurimail seisku pandaks, siis õudne tööpuudus tekiks. Inimene ei teaks enam, millega oma aega surnuks lüüa. Aga inimene himutseb ja sellepärast ihkab ta ehet. Ning tööpuudust pole nii väga karta. Inimene ahnitseb ja sellepärast valmistab ta tapariistu. Inimene armastab hulgast eralduda, armastab suursugune olla ja mille muuga peaks ta seda toonitama kui toredusega ja teiste kulul rikastumisega. Inimene tahab äri ajada ja mille muuga peaks ta seda paremini tegema, kui mitte nende erkude kõdiga, mis valdab iga organismi kõige pidulikumalt ja pühapäevalisemalt. Sellepärast ärgu tulgu keegi arutule mõttele hakata sõnadega võitlema moodide või ehete vastu. Olgugi need nii meeletud kui piinav korsett või krinoliin. Nende kõigi tekitajaks on olnud ja on veelgi tõsised elulised tarvidused, mis olenevad soost, seisusest ja ärist. Ja neid ühiskondlikke suurusi ei suuda ükski ilusamgi või kurjem sõna väärata. Leidub alenaljakaid katseid moodide vastu võitlemise ajaloos. Kui 18. aastasaja esimesel poolel dekolteerimine moodi läks, siis hakati selle kui seltskondlikule kõlblusele kardetava nähtuse vastu võitlema küll sõnaga, küll teoga. Viini oovikirikus läinud keegi jutlustaja 1730. aastal nii kaugele, et ta kantslist öelnud dekolteeritud daamide peale vaadates. Evangelist Johannese kotkas peaks nende daamide paljastele rindadele. Mõjuvad daamid pidasid seda muidugi haavavaks ja nõudsid oma meeste kaudu, et jutlustajand järgmisel pühapäeval vabandaks, oma sõnad tagasi võtaks. Jutlustaja ise ei teinud seda mitte, kuid tema aset oli valmis täitma tuntud Abraham a Santa Clara, kes oma vabanduses arvanud. Kui aga nii ei peaks olema, siis ei peaks mitte kotkas, vaid evangelist Matteuse härg selle toimingu eest hoolitsema. Selle kõige peale vaatamata dekolteerisid kõrged daamid enda endise hooga. Ei pidanud isegi see, et mõnedel neist politsei poolt käsku mööda avalikult riided seljast riisuti, sest ka seda tunti ja maitseti ainult kui veel sügavamat dekolteed. Üks abinõu on ometi harilikult aidanud. Nimelt, kui mõnda moodi taheti seltskondiliselt võimatuks teha, siis tehti ta avalikele lõbunaistele suinduslikuks. See on ikka mõjunud, sest ükski peenike moodidaam ei tahtnud riiete poolest lõbunaine olla.
Seda abinõu on siis vagad raerad, kes pidid valvama ühiskondliku kõlbluse järele, üsna ohtralt tarvitanud, käsutades lõbumaja pidajaid raatusesse, kus neile nende alamate kehakatete kohta näpunäiteid anti. Aga meie kaotame tänapäev nähtavasti selle viimasegi abinõu, sest kogu meie püüe näib tendeerivat sinna poole, et lõbunaine kui teatud kiht või seisus kaoks. Nõnda peame küll tulevikus leppima igasuguse paljastuse või kehakenaduse toonitamisega moodides. Issand olgu meile armuline. Anton Hansen Tammsaare aastal 1922.